algamas on järjekordne osa saatesarjast Vabavisked. Miks me seda saadet teeme, Mattias? Teeme seda sellepärast, et allfilm, kes tootis varsti kinno jõudva filmi Kalev, lihtsalt helistas meile, ütles, et meil tuleb see film välja ja äkki räägite filmitegijate ja selles filmis näitlevate näitlejatega veidi juttu ja levitate sõna. Aitate levitada kaasa selle filmi kinokülastavusele. Ma arvan, et see mõjutab väga. Tänu meile lähevad massid seda vaatama. Kes meil täna külas on? Meil on täna külas Mihkel Kuusk. Michael Spruce. Spruce on inglise keeles. On ju? Okay. Ma mõtlesin Pine on, ei see mänd. Jaa, Michael Spruce. Michael Christmas Tree. Jaa, ehk siis Mihkel Kuusk, noor, väga kandilise lõuaga ja väga sarmikas noor näitleja, kes mängis filmis. Keda on sul meeles? Lähevad nad sassi teati, aga... Gert. Kullamäe. Just. Mihkel Kuusk, Vabavisked, Gert Kullamäe. Kalev. Vabavisked varsti kinodes. Ei, väga äge. Nii, palun, Mihkel, istu siia. Heldas. Kas jätta prillid pähe või võtan ära? On sul need prescription või prescription, aga pole vaja tegelikult. Ei, istu korra, ma igaks. Vaata korra, kuidas parem välja näeb. Rohkem sophisticated nagu selline... Saad kreda juurde inimestel, just. Aga jah. Mul tunne, et midagi on toolib praegu. Kõik on hästi. Sigmar hästi on ju. Lihtsalt ma tunnen alasti ennast. Sest nii nägus mees tuli. Oi. Thanks. Iga päev kuulen, chill, väga hea. Nii. Eks ma nägin vaeva ka. Pisut. Tegelikult see jumala clean cut, tavaline valgetee-särk muidu ja teksapüksid, aga meie jaoks kõik kogu see. Stilist võeti. Ütleme nii, et jah. Siis on nagu lõpusam. Armas saatevaataja, armas Spotify või mingi muu keskkonna helivoogedastus keskkonna kuulaja. Meie saates on täna külaliseks Mihkel Kuusk. Tere, Mihkel. Tere. Meie saatekese nimi on Vabavisked, nii et täiesti loose formaadis midagi küsime. Luusi-kussi. Ja midagi räägime. Ja siis... Kui me küsime, siis sa midagi vastad ja kuidas need muidu käivad. On see sul näitlejana? Sa olid värskeim nägu Kalevi filmis. On see sulle esimene kogemus tulla niimoodi rääkima mingist projektist? Vist nagu niimoodi, jah. Näitlemisega seoses küll. Millega seoses sa oled muidu käinud? Laulukarussel, kui ma olin 10 ja 7. Mis aastal sa sündinud oled? 96. Ossu raisk. Ma käisin kinos The Rock filmi vaatamas siis, kui sa tulid emast välja. Mis kuus? Juuli ja augustis käisin The Rocki vaatamas. Oled The Rocki näinud või? Kas see on see vangla mingi Sean Connoriga? Jaa, see on ülihea. Welcome to The Rock. See on lapsepõlv. Michael Bay. Michael Bay siis, kui ta veel oli hea. Selles mõttes Michael Bay on nagu, selles mõttes kõik pässivad Michael Bay'd, aga tegelikult nagu mõnus on vaadata. Tal tuli mingi film just hiljuti. Ambulants. Ma ei ole näinud seda. Jake Gyllenhaaliga. Jake Gyllenhaal, ma seda eelmist Ryan Reynoldsiga vaatasin. See oli ka mingid kohad olid jumala head. Jah, siuke kihutamised. Kas Bad Boys 2 on ka tema tehtud? 2 on, 3 ei ole. Vot 2 on minu arust üks parimaid auto neid tagaajamisi. Kõik lendab ja pluss see lõpp ka, kuidas nad sõidavad Hummeriga läbi slummi, nagu mäest alla läbi majade. Top. Bad Boys 1 tegelikult oli ikka, ma mäletan, kui ma käisin kino seda vaatamas 95 suvi. No see olid isa testiklite seal siis. See oli lihtsalt, see oli minu jaoks nagu elu muutev kogemus selles mõttes, ta oli hästi palju Tony Scotti pealt maha võtnud, Michael Bay. Aga lihtsalt see, kuidas nagu, kui sa oled vaadanud muidu filme, lihtsalt kõik on nagu üsna nagu mees jookseb, siis nagu mees jookseb, vaata, ja tema olid need 360 kraadi ja kõik asjad. Umbes käigu pealt välja mõeldud stsenaarium filmimise käigus mõtlesid stsenaariumit ja mingi
täpselt nagu meie saadeki. Ja me olemegi põhimõtteliselt nagu intervjuu Michael Bay'd. Nii et kui varsti mingi droon sul siin niimoodi ütleb, siis on lihtsalt see action koht. Aga kusjuures kompliment sulle kohe, et kui siin on vanemad kallad käinud ka me saates siin selle tooli peal, et siis nagu nad on palju rohkem krampis olnud, et sa oled kõige noorem ja sa oled jumalast nagu chill lebo, vaata, räägime. Ja siis tuleb mingi veits nagu tähem mees. Jah, et mitte öelda võigemast. Siis kohe, kus ma istun? Kus te filmite? Aga see on äkki see, et põlvkonna asi, et sa juba sündisid telo käes niikuinii on ju. Ei, ma mäletan, kui tulid need värvinogijad. Ma arvan, et ma olin ikkagi 7 või võib-olla vähem või rohkem, ma ei tea. Aga ma mäletan, kui see tuli ja siis oli klotsid ikka, aga värvilised. See oli seda iga, selles mõttes net ja ühesõnaga. Jah, mõtle, kui oled 2002 sündinud, sa oled ju nüüd siis 20-aastane, mis on nagu mental. Jah. On ju? Ja mis siis iPhone tuli 2006 või 5 või? 7. Nagu põhimõtteliselt ongi, või ESA telo, mis said, oli iPhone, et sellel põlvkonnal, sa veel napil pääsesid, aga sellel uuel põlvkonnal tõenäoliselt ongi nii, et nagu mis siis igal pool kogu aeg filmitakse ja miks ma peaks närvis olema, et saatesse tulla. Aga eks ikka jõuan siia ja ikka nagu korraks pean läbi käima selle, et mis on see vaheala, et ma olen tuim. Ja mis on see, et ma olen nagu, et kuidagi ärevuse pealt liiga palju, et siis mis on see nagu... Aha. Ma ütlen, et ma ei saanud midagi aru. Aga hea, siis toimib. Aga teemaks siis film Kalev, mis varsti esine astub. Sina mängid Gert. Kullamäed. Gert Kanter lihtsalt kõnnib mööda. Ei. Kuidas sa jõudsid üldse sinna rolli või kuidas sa selle rollini jõudsid või kuidas, kas keegi pakkus sulle või? Ei, ma olin koolis sel ajal, et Viljandi Kultuuriakadeemias õppisin näitlejaks. Näitlemist, mitte näitleja. Õppisin, kuidas näidelda. Ja siis tuli meil, et casting. Ja see oli, ma arvan, mu esimene casting. Ja läksin sinna allfilmi, muidu ilus väljast maja, aga siis lähed sisse ja siis lähed kuskil trepist alle, kuskile pimedasse keldrisse, mustad nahkistmed, siuke sigarid välja, mõtled, kus ma nüüd olen sattunud. Ja siis tuli närv ikka korralikult sisse, ei olnud siuke chill. Ja ma mäletan, see oli üks kohutav kogemus. Mul oli siis ette valmistatud see tekst või stseen. Ja siis ma mängisin vastu Gert Raudsepale siis tookord. Tegin ühe korra läbi, ei lugenud ovelt midagi välja arvatud võib-olla mingisuguse mitte liiga vaimustuses oleva näo. Aha. Siis ta andis mulle mingid ülesanded, siis ma tegin teist korda veel, minu arust ma tegin täpselt samamoodi. Ma olin nii kuskil lukus. Ja siis ta kuidagi ohke pealt ütles, et aga teeme 3. kord nii, et tee, mis sa ise tahad, kuidas sa oled mõelnud. Ja siis minu arust ma tegin 3. kord täpselt samamoodi. Veel ühe korra. Ja siis, siis ma läksin minema ja ostsin endale Telliskivi Rimist ühe smuuti. Ma mõist viina. Tegin selle ära. Läksin allfilmi tagasi, sõimasin kõik. Aga see, mis sa siis ütled, et Ovel puudub tähelepanu detailidele. Võeti vahele. What näed sa? Sinu peast oli kõik sama, aga ikkagi midagi, ma arvan, seal oli siis, mis... Kutsuti tagasi. Suvel kutsuti tagasi ja siis ma tegin juba Reimoga koos ja siis kuidagi oli nagu tore ka. Aga mis, kui see esimene casting oli, et mis teksti sa pidid lugema seal või kelle? See oli üks filmistseen. Okei, ja siis oli juba Kullamäe... Ja. Et sa läksid Kullamäe castingule? Jaa, otse Kullamäe castingul, jaa. Et meil tuli ka, et otsime Gert Kullamäe näitlejad või? Okei. Osatäitja, jaa. Okei, ma mõtlesin, et see oli nagu Gene Pool tehti, et kõik Eesti näitlejad käisid nagu vaata panid oma seemne sinna topsi ja siis pärast vaadati, et kes sobiks. Kes näkkab? Ristati seal nagu neid mingisuguseid. Kas tuleb Kullamäe?
praegu on kuskil allfilmi keldris need valesti läinud, need mingi Kullamäe ja siis selle Jacksoni segu. Väga hea. Kas sul oli platsil, tundsid ka, et sa oled kõigest kõige noorem või? Ta oli tunda, et teised on nagu kops koos ja mingi 10 aastat tobi suitsetamist selja taga ja et sul on nagu niimoodi lihtsalt kerglusega. Vot seda ma tundsin küll, et ma olen kõige noorem, aga võib-olla mitte nagu, või just nagu mingi oleku pärast, nagu küpsuse mõttes. Aga trenni mõttes kõik seal olid väga uskumatult võimsad ja mina ikkagi nagu ka filmis põhiosa on see, et ma tahan, ma olen noor, ma tahan ennast tõestada, aga ega mulle väga palju võimalust ei anta. Aga kas nagu tehti sükest nagu pulliti ka sinuga, et nagu ristimine pea ees mitsupotti. Ja siis see kuivatusrätik nagu krussi ja siis vastu persa. Et nagu olid sükseid asja ka. Ei, meil oli nagu lõbus lihtsalt, meil oli fun, meil oli siuke tögamine ja siuke pull kogu aeg käis. Et otseselt ma ei tundnud, et mind kuidagi alavääristatakse sellepärast, et ma noor olen. Aga eks ikka tahad nagu olla kambas ja siis näed vaeva ja siis oled selline noor ja siis vahepeal. Nagu Kullamäe ise filmis. Jaa, et selles mõttes sobis nagu väga hästi, et kõik kuidagi, mis ma olin filmist väljas, ma sain seda ilusti sinna rolli nagu üle kanda. Soeng oli teine. Kui pikk sa oled ise? 87, 10 senti või 8, minust oli 95 äkki või on. Kullamäe ise või? Ise on 95 või oli 97, no ühesõnaga, mingi selline. Aga mullet on sul enda oma või istutatud? Mullet oli niimoodi, et alguses istutati, mul pandi siia tõk, need sulatati, need pikendused, siis oi seda nalja. See oli ikka mõnus tunne, tegin palju videosid, selliseid videosid. Ja siis kasvas ikka minu oma ka, sest et see kestis ju aastaid. Koroona tuli vahele ja siis ma arvan see tunne, et midagi ei toimu ja sa pead kandma seda mulletit. See on üks kohutav tunne. Aasta läheb mööda. Sul ei ole võtteid. No ma ei tea, kas see oli nii pikk, aga mullet jääb. Aga teil oli see ka, et ei tohtinud ju avalikult öelda, keda te kehastate, nii et sa ei saanud väga öelda ka, et Kalevi filmi jaoks Kullamäed kehastan, sellepärast on mullet, vaid sa pidid olema, see on mu otsus. No ma ütlesin ajastu film ja 90-ndad ja selles mõttes ikka võis seda, et ma olen. Aga kas sul oli probleem sellega ka nagu paljudel lapsnäitajatel, et häälemurre oli filmi ajal ja siis pärast tuled tagasi pärast seda pausi ja siis ei, nagu Terminator 2 oli vaata tüüpi oli häälemurre ja siis pärast pidi seal mingi jama, et sul oli see sama, et kotid läksid karvaseks. Jätkame seda duši stseeni. Mis siin vahepeal juhtis? Nii jaa. Mingi serblase kuradi. Toge hekiga. Okay. See ei ole, selles mõttes see ei ole see, mis see saade on, mida see Joonas Ellermaa juhib. Black Drum. Black Drum, jah. Sa lootsid, et on nagu sellist intellektuaalset. Ei, mulle sob, ma vaatame. Kas selle, sa olid SAL kursusel või? Kui castingu kiri tuli või? Või olid Viljandis, õppisid? On ju? Aga kes... Teine pool, 2 poolest. Okei, aga Viljandis seda ei olnud, et kooli ajal ei tee mingit projekti või? Rääkisime läbi ja kõik oli hästi. Et selles mõttes, kuna ma sain selle jahi ja ikkagi nagu sellise, et see ei ole mingi sari, see ei ole mingisugune käe otsast, vaid see on nagu oluline roll, suur Eesti produktsioon, muidugi kätte ette ei pandud. Sa oled ka veidi tegeled lavastamisega ka. Vist meile anti väike eelbrief. Me tegime filmi küll, jah. Kas sa Ovele läksid siis nagu külje alla ka ja veits ütlesid, et kuule, teesid teistmoodi, ma arvan. Kogu aeg tahtsin. Kogu aeg lihtsalt, sa oled üle teljale, et võtta ikka alt
rakurss võtta alt poolt ikkagi, siis näitab, et inimesel on võimu. Ja just. Aga mis filmi? Lend ja kirjutasingi oma... See Denzel Washingtoniga. Jah, Flight. Lend, me panime sellele ingliskeelseks nimeks Year, et pigem siis selles mõttes lend. Aga seal on ka see kalambuur või see sõnamäng, et ikkagi lendamine. Et kirjutasin oma kursakatele, et kõik saaks mängida olulist ja nagu, et kõigil oleks väljakutse. Ja samas, ja siis kirjutasin pärast ühte sükest väga ägedat projekti, mis sellest projektist nagu siis kujunes. Kirjutasin stsenaariumi ja siis filmisime selle ja see tuli selline tunniajane film, isegi kinos näitasime ja... see Aimur Takk tegi selle plakati. Jah, just Aimur Takk tegi plakati, jah. Ei, ma tudeng oli kunagi, ma õppisin graafilist disaini ja siis ta on sinu natuke nagu pereliige isegi. Pool kärpere. Ütleme nii, et me oleme... Endise vennanaise... Me oleme samale lapsele onud. Jah, nii pidi. Nii saab öelda. Ahah, ma ei tea, mis käli või küdi või kodi või kadi. Kõnt. Panen talle kõnt. Panen talle kõndi eest. Küdi. See vist jälle läheb. Aga kuidas üldse näitlemise juurde jõudsid? Muusikat olen teen nüüd ka, aga terve elu ja siis tuli Otsakoolis õppisin trummi. Ühe aasta jõudsin õppida. Pop jazz trummi. Ühte trummi, just suurt trummi, Marsi. Ja siis Kaitsevägi tuli vahele ja siis tegelikult juba siis mõtlesin, et kuidagi vähe. Täpselt nii arrogantselt. Ja siis sõber ütles, et katset filmi näitlemise kursusele. Vaat see on kõigile taak. Ühesõnaga, et mina läksin ikkagi filmi näitlemise kursus või katsetele. Et esimesel aastal tegime kohe BFM-iga filmi ja meil oli eraldi Jürgen Volmer, kes tegi meiega nagu, filmis meid palju kaameraaineid, selles mõttes vägagi, palju rohkem kui muidu. Et see oli, ja tegelikult kujunes see ikkagi selliseks, ütleme, rohkem ka sinna etenduskunstide poole selliseks kursuseks nagu veel. Et mitte niivõrd lihtsalt ainult teater. Ja see oli Viljandis siis? Viljandis, jah. Viljandi Kultuuriakadeemia, Tartu Ülikooli. Ja siis läksin katsetele ja mingisuguse energiaga läksin sinna kohale ja siis läks hästi. Vedas, ütleme nii, täitsa siiralt. Vedas. Kus linnast sa pärit oled? Tallinnast. Ei ole. aga siis... Liiga värviline särk. Siis oli täpselt ju see, et sa tahtsid nagu lava kõige tagumisest nurgast veidi ette poole saada, et trummarina oleks jäänud varju ja poleks... Edevus lõi üle. Kes see lemmik trummar on? Ma ei tea, kas see nimi on õige. Mute Math oli siuke bänd, keda ma väga fännasin. Ja äkki King oli perega nimi, kas Darren King äkki? Okei. Bändi ma tean väga hästi. Ja vaat tema oli siuke loom. Ta teipis oma kõrvaklapid teibiga nagu pea külge esinemise ajaks. Siuke tüüp oli. Ja täiesti mega inspiratsioon. Siis hüüdnimi oli Teibi Raiska ja tõenäoliselt. Vaat. Teip Benton oli. Mina kui inimene, kellel puudub lõuajoon, kas teed sa mingid harjutusi või kuidas sa saad nii kuradi... Sa tahad kinni võtta seda? Ma tahaks, anna pool mulle. See on hästi palju ekstasid. Piit saab võtta küll. Ma hiljuti kuulsin, et keegi, rääksime ühe, nagu nüüd juba sõber. Tema ütles, et ta tegi trenni väiksena. Mingid lõua, mingid nätsutas, mingid asja. Ta ütles, et keeras, tegi lihas, tegi liiga vist. Okay. Ta tahtis Dolph Lundgreni lõuga tahtis ka sellist, aga et vist ei soovitata, et ärge tehke kodus. Ehk siis sa oled halb nagu influence, et sinu pealt inimesed noored vaatavad, et sama vaja.
Ehk siis mulle tuleb feed'i, ma ei tea, kust internet teab, et mul on nagu pole lõuajoon. Siis sa googleldad how to get gin ja siis tulevad mingisugused plastmassist mingid konused, mis hoiad lõuajoon nagu. Ahah, nätsutad. Ja hoiad nagu ja peaaegu olen tellinud. Ma arvan, et geenid ikkagi. Mingi Hispaania veri äkki. Sul on päriselt Hispaania? Mingi vanaema, vanaisa äkki või? Midagi sellist. Ahah. Oli hispaanlane? Jah. Vähemalt kuulu jutt. Hispaania verd kodus. Skutiga. Siin on mu Hispaania veri. Panen selle moosi kõrvale. Ei võta seda asi. Aga Gert Kullamäe, kui palju sa üldse nagu temaga ennast kurssi viisid enne filmimist või lugesid stsenaariumi ja lihtsalt vaatasid paari pilti või kuidas? Mis oli sinu meetod, et saada Gert Kullamäeks? Mul oli väga nagu oluline, et teda jälgida ja teda kuidagi nagu jäljendada, sest et kui sulle pakutakse sellist variant, sa oled noor, sa oled vaadanud uhkeid Hollywoodi filme, kus Christian Bale kaotab 20 kilo ja siis võtab jälle 50 juurde ja siis kaotab. Ja kõiki neid musklimehi. Ja keegi pakub sulle rolli mingisse erialasse, millega sul ei ole varem nagu pistmist olnud. Ma ei ole kunagi otseselt korvpalli mänginud. Sul pakutakse rolli, öeldakse, et hakka treenima. Siis muidugi on see, et siis lööb see pirn põlema, et see on minu võimalus. Ja siis ma muidugi vaatasin kõik, kuidas ta liigub, vaatasin nii palju arhiivimaterjali, kui ma kätte sain. Kohtusin temaga ka päriselt, tegime ühe sükse laheda sessioni. Viskasime korvi ja rääkisime juttu ja näitasin talle oma viset, siis ta natuke korrigeeris, ütles, et proovi nii. Aga see oli enda algatusel, mitte mingi mingi promo? Ei, see oli, mul oli üks hästi äge siis treener Rauno Tamm Viljandis, kes seal õpetab muidu lastele, aga siis ta võttis mind oma tiiva alla ja siis saime kokku. Ja siis oligi, otsisin ka, et kuidas ma siis ikkagi, kuigi me natuke oleme sarnased, et tegelikult kui mul on see mullet ja paned pildid kõrvuti, siis tegelikult ma arvan, ega mind näo järgi võetigi. Aga lõuajoone, ma arvan. Lõuajoone, just. Gert Kullamäel ei olnud nii hea lõug ikka. No siis ongi nagu boost. Hollywood version. Ja tavaliselt on need, vaata need, et on need mingid meemid ka, et nagu päriselud karakter versus filmiga, filmis siis on see burger seal postri peal, mis sa McDonald's siis näed seal üleval ja valguskasti peal ja päris burger, siis nad on nagu, üks on nagu üldse, Narcos on näiteks hea näide, oled Narcost vaadanud seda sarja? Ei ole, aga ma tean. Ladina-Ameerika narkosõjad ja kogu see värk ja siis sa vaatad jõhkralt ilusad näitlejad on kõik, vaata mingid need narkodiilerid parunid, vaata siis vaatad päris elu neid guugeldad hoopis mingid karvanässid asjad, vaata, aga filmis on nagu jõhkrad juuksed, läigivad mingi perfektsed habemed kõik päris elu aga ei, selles mõttes oli üliäge seda just, et mul oli just see kehahoiak nagu oluline, kuidas ta jookseb ja kuidas ja ma avastasin, et kuidagi paned ennast, hakkad oma keha kuidagi väntsutama ja mõtled, see ei ole ju loomulik, ma olen kuidagi kange, kui ma hakkan, mitte keegi inimene liikudes ei mõtle oma rühile või korraks korrigeerib, aga et kogu aeg või hoiaks kuidagi. Et siis ma avastasin, et Kullamäel on hästi nagu tugevad silmad, et ta kuidagi, vahepeal on hirmus ise korraks, aga ta on ülisõbralik, see on tore, et ta on väga sõbralik. Lapsena meenutas Kullamäe, mul on Bill Murray. Midagi on. Sealt Space Jamist. Mitte kõik, võib-olla sealt ka, aga ma ei ole Space Jami näinud lihtsalt. Aga siis oligi, et ma ei saa ju, ma ei tahtnud ju paroodiat või me ei läinud sinna mingit paroodiat, ma tahtsin nagu võimalikult kuidagi ausalt ja ilusti seda teha. Ma mõtlesin, ma ei saa lihtsalt vahel lihtsalt hoida neid lahti. Aga siis ma kujutasin ette, et näiteks korvpalli mängides ka, et ma nagu püüden kuskile poole, et ma nagu tõmban oma silmadega ja huvitun nagu spetsiaalselt selle kohaga. Ja kehahoiak on tal võib-olla rohkem veel ees ja kuidagi lõug ka ja see kael kuidagi
ja siis selle kaudu, et ma tõmbasin oma silmadega, siis need tulid kuidagi iseenesest ja siis ma mäletan see oli kuidagi mul siuke heureka päev. Et siis mu keha selline nagu tegi mingi ja siis ma sain sellega kuidagi nii-öelda nagu rolli või mingisuguse füüsise, et ma ei pea mõtlema sellele, aga mul on see nagu sahtlis. Ma lihtsalt võtan. Huvitav on sinu juttu kuulata, sest et sa, sellest peegeldabki sellist nooruslikku huvi ja entusiasmi, sest kui on veits vanem näitleja juba, siis me küsime, et palju sa siis nagu päris elu karakteriga kurssi viid ja see meis on lihtsalt film. Järjekordne pühapäev oli lihtsalt ära ja... Just neid trenni tegime, aga üldiselt nagu mis selle metstak, ma ei hakanud mingi helistab metstakile või mis asja. Et nagu mingi vaatasin, paar VHS-i käis läbi nagu, aga võib-olla olid need VHS-id, võib-olla olid mis muud ka, ma ei tea, vaatasin mingit filme. Lihtsalt vaatasin, see päris hea on see Schindleri nimekiri, seda vaatasin. Nii et mis sa arvad, millal sinul see kirg ära kustub? Mitu aastat läheb? Millal see töökultuur peale lendab? Ei teagi. Ma teen praegu jälle muusikat palju, nii et võib-olla selle kaudu, et kui jälle keegi tuleb mingi ägeda pakkumisega, et siis jälle on nagu... Alo Mattiiseni biograafiline film, see on super. Mõtle, see mees Alo Mattiisen, kleebi abe ette või ma ei tea, sul kasvab vist ka või? Mul kasvab siuke lukk. Okei, tabakas. See on mul endal see teooria, et kuna nagu testosterooni pidavad meestearstide sõnul jääma vähemaks nagu järjest. Eesti mehe, seemnerakku tulk vist ka, et tegelikult väheneb. Et siis vaadake mingid meie vana-vanaisade pilte, kõigi jõhkrad apmemed. Ja tihti on ka see, et me käisime, nägime hiljuti Mattiga koos, käisime ühel üritusel, kus oli isa ja poeg. Ja isa jõhkar abe, täis nägu, vaata, ja pojal minust üldse ei kasvagi. Et see nagu huvitav mingisugune, minul on ka nagu, mulla kasvab abe, aga ta on nõrgem kui mu enda isa abe. Et see on nagu mingisugune, millegipärast on noorem generatsioon, niisugused väga sileda näoga meesterahvaid. Sa oled ka selles mõttes selline nagu hästi... No ma nägin vaeva täna ka. Aga üldiselt nagu ma ikkagi mäletan mingi fotosid ja asjad, vanasti ikka meesterahvas jõhkar abe nagu silmad olid väljas. T-särk nahka ei puudutanud, rinnakarvad puhkas. Ja just, et see rinnakarvad ka enda mingi hõre, vaata vanasti, kus rannas nägid meestad, olid rinnakarvad. Nüüd on siuke mingi paar üksikud siukest Lonely Riderit kõik. Eks see on ju traagika ka tegelikult. Või et ju kõik tahaksid tegelikult. Aga näed, ma ei tea, mis... Saab nüüd implantaate selle kohta ka? See näeb ju, kui sa kuidagi... Ma ei tea, mis treik või... mitte, et see on teine stiil. Aga et see ei nagu... Treigil on implantaadid. Ei, ma ei tea, ma arvan, lihtsalt on tal on nii abe. Tal on nii tihe see, et ta saab teha seda joont, on ju. Aga ma arvan, jah, muidu kui sa süstid siia. Mingi uue kooli, mingi Taani firma Hoax on siuke, et sul on mingi rullik nõeltega. Kogu aeg, terve Instagram täis. Rullik, mini-nõeltega rullik, mis teed väiksed haavad ja siis ta nagu paneb naha taastuma ja siis seeläbi toob ka karvakasvu väidetavalt tagasi. Et hõõrud seda iga päevaga, teed väiksed augud oma naha, siis see nahk hakkab taastuma ja läbi selle toob abet. Väidetakse, et toimib piltide pealt. Teed auklikuks naha ja siis... Nad on pissiksed. Et need armid, et kui sa vaatad, tuleb uus nahk ju, kui sa saad nagu mingi haava endale. Ja siis sa sellega forseerid seda, et sul nagu väga nahkaidki põhimõtteliselt. Aga see on ju nagu muskel ka, vaata. Teed musklid kogu aeg katki endale ja siis tulevad. Okei. Kas see vist ei ole ju saladus, et Üllar Saaremäe mängib sinu isa filmis? Vist ma arvan... Mul ei ole keegi öelnud, mitte ükski inimene, mis ma võin öelda või mis ma ei või. Ma võin kõik võin ära öelda. Keegi pole. Siis väga ikkagi me oleme ise õppinud ajakirjanikud. Et küsimus siit Üllar Saaremäe kohta. Kas tema hinge õhk haises ka? Vau. Ei täheldanud. Ei tule meelde. See oli ammu ka, aga ma ei mäleta. Siis ei haisend on meeste hinge õhk, kui see on ka mingi testosterooniga. Jaa. Kas tohib vastu küsida, kust selline küsimus?
Tundub, et ta laisus. Ikkagi selle filmi võtta käisid mitu aastat, põhimõtteliselt tänu COVIDile ja kõigele. Aga ja paljud ütlevad ka, et neil ei ole meeles isegi kõik asjad, mis toimusid sel ajal, sest see oli juba nii kauges minevikus, aga mis oli nagu kõige raskem sinu jaoks? Ja ma siia tulles ka nagu kuidagi proovisin meenutada, et see on tõesti nagu kuidagi nii palju asju on juhtunud. Aga raskeid olukordi oli, ma ei tea, kas sa tahad sellist nagu kurba rasket või sa tahad nagu raskus ja võit või millist raskus sa soovid? Lihtsalt, mis nagu... Tee raskus ja võit, aga räägi kurvalt. Okei, ma siis räägin. Ma räägin siis vähemalt mingi lugu, mis mul tuli meelde, mõeldes sellele, et üliraske, ühesõnaga Kullamäe on ju 3 kunn ja minu põhimure oligi see, et kuidas ma saan selle 3 korvi, et meie näitlejad viskavad kõik korvi ja see oli ka mulle ju uhkuse asi ja siis oli selline stseen, kus ma viskan 2 korda järjest 3 trenn. Oleme seal omavahel ja siis oli niimoodi, et kõik oli ette valmistatud, pandi kaamera käima ja Ove ütles ka, et siin me nagu klappi ei löö, et kui saad, kogu aeg nagu ise restardime. Ja siis saan palli, viskan mööda, saan palli, viskan mööda, saan palli, viskan mööda. Ma olin palju harjutanud, ma uskusin, et ma saan, aga ka kaamera läks käima, no ei tule, lihtsalt ei tule. Mingi lõdvestus, mingi pohhuism on puudu ja veel 2. Ja siis kõik mõtlesin läbi, rahustasin maha, läksin närvi, läksin kurvaks, kaotasin lootuse ja muidku, ma ei tea, mingi 20 korda vähemalt tegime, mul oli täiesti piinlik nende ees. Ja siis lõpuks ma kasutasin oma viimase õlekarjana seda, et karjusin lihtsalt nagu kõvasti. Ja siis Ove tuli ja võttis mu kõrval ja ütles, et võtta platsi, et see nii ei lähe, et see ei ole nagu hea, et ja siis mul kuidagi toimus mingi asi, et ma kuidagi ma arvan, et see on ka mingi lõdvestusaste, et ma astusin mingist piirist nagu üle ja siis mul oli ka, et nii ei tohi või, davai, pohhui, kuidagi mingi selline davai, sööda pall, panen käima, davai, viskan, korv. Täiesti, mingi jõhker asi toimub sees, 0 emotsiooni. Davai, üks veel. Sisse. Ja siis Priit tuleb siis selja tagant, peab mind ära kutsuma. Ja siis seal stseenis ta ka vaatas kindlasti sealt nurga tagant ja siis kui ma olin selle teise ära visanud, siis ta tuli nagu stseenis pidi tuli ja kutsus mind ära. Ja siis kui ma olin kaamerale selja pööranud, siis ma olin nagu ja siis ma jooksin sinna, muidu ülirahulikult sinna Priidu juurde, läksime nurga taha ja siis stop! Ja siis ma tulin tagasi, panin ikka särgi üle pea ja jooksin ikka ringe ja täiesti lõdvestus. Selles kontekstis oli nagu siuke suur nagu võit ja raskus korraga. Seda suurem võit. No seal oligi vist, see oleks võinud siis karjunud või siis kui see oleks lihtsalt täiega tõnnima hakanud, oleks tõenäoliselt samasugune restart olnud. Jah, võib-olla jah, et kuidagi, siit ei ole kuskilt edasi minna. Aga kaua see kestis siis eelnev? See, et mööda või? No ma mõtlen, vist äkki 20 korda äkki mööda, aga see on ikkagi, sa võtad alati pausi, keegi toob palli ära, et see ikkagi läheb aega. Ja rollib kogu aeg. Ja sul on kogu aeg siuke piinlik siuke... Muidugi, kõigi ees seal on ju helimehed, seal on kõik see suur crew on ju. Kõik ootavad muidku sinu järel ja siis pead olema cool. Aga mis sa praegu teed? Homme on kontsert Lauluväljakul kell 6. Väike humble praeg siuke. Mis? Tegelikult on see mingi food truck fest. Ja siis mul on olnud, nüüd on nagu teine selline live, üksi täitsa, laulan, mängin pille erinevaid ja siis oma lood. Ja eks ma seda nüüd nagu pushin,
et see on asi, mida ma saan iga päev teha ja mida ma saan nagu, kus et nüüd ei tundu enam vähe, et kui enne teatrikooli kuidagi tundus muusika vähe, siis ma kuidagi teatrikool avas mul selle nagu nõksu, et tegelikult ma nüüd oskan nagu muusikasse selles sama mingi plahvatuse panna, mida ma mõtlesin, et ka nagu näitlemisest ainult või filmi tegemisest ainult saab, aga et nüüd saab ka muusikast. Okay. Ja siis kuidagi seda nüüd proovin pushida. Kas sul artisti nimi on siis Mike Christmas Tree või mis sul on? Mul oli kunagi selline artisti nimi nagu Mikusa Spruce. Mikusa Spruce. Aga nüüd? Aga nüüd mul on, ma ei tea, Mihkel Kuusk. Aga on teatris midagi? Teatritükk nagu selles mõttes pärast kooli ei ole. Mul on väike lisakeika on, ma teen Peppersaki restoranis Mõõga show'd. Paned suhule seda? Ei, kakleme. Mõõga võitlus. Püksid on jalas. Strip, see ei ole strip. Aga sa kuskil teatri palgal ei ole? Ei, absoluutselt, 0. Meil on väike siuke lisarubriik on. Meil nüüd muidugi veidi kontseptil tõmmati vaip alt ära, sest ma millegipärast eeldasin, et sa ei ole Tallinnast, aga äkki toimib ikkagi. Aga ma võin kuskilt mujalt ka olla. Ei, ma arvan, et see toimib ikka. Toimib ikka, nii et Mihkel Kuusega lisaaeg. Ütlesin veidralt vist. Mihkel Kuuskiga peaks ütlema. Mulle meeldib Kuusega, aga Kuuskiga. Seda kuulnud Ilves Sisters, kus laulavad Kuuse lõhna täis terve tuba. Ma olen naernud niimoodi selle üle. Ilves Sisters. Ilves Sisters oli vist on ju. Ja. Ilves Sisters televisioonis või ringvaates siis laulavad Kuuse lõhna täis terve tuba. Seda ma olen korralikult vaadanud. Mihkel Kuusega lisaaeg. Nii, stop tagasi. Ma ei ole nõus sellist asja tegema. Ei, see oli Mihkel Kuusega. Mihkel Kuusega lisaaeg. Läks. Lisaaeg, see on siis väike rubriigike, mis teeme lisaaeg rubriik. Nii. Sina veel kiiresti vastama midagi. Ei. See on nii-öelda näitlejana on sul veel võib öelda tee minna, on ju. Et sinna suurte nagu nii-öelda, mis see sõna, piedestaalile äkki siis jõuda korüfeede tasemele, on ju. Nii et me mõtlesime, et me siis teeme sulle küsitluse või mis võib samal ajal olla koolitus või siuke ka, et küsime, kas sa tead põhikohti Tallinnas, kus meeldib kultuurnikel käia. Nii. Ma olen valmis. Oled valmis. Kas tead, mis koht on see? Ei. Aga tead, nii? Lihtsalt ma arvan, ma jään räme hätta, isegi kui ma olen Tallinnas. Väga hea. Siis on hästi. Siis me võime minna tagasi ja sa ikkagi teeskled, et sa oled rollis. Nii, see on Vabaduse väljaku kandis. See on võib-olla väga nagu halb pilt ka tegelikult, ma ei tea, kas ma ise arvaks ära. See ei ole see... Ikka tunneks, mina tunneks ära. Vabaduse väljakul või? Jah, niimoodi keldris. Vaata hea noor tüüp ka ei teagi kõik neid. See on äkki kinni üldse see koht. Ei ole Kuku. Ma tean Vabakal keldris Kuku klubi, see tean, aga vist ma pole seal kunagi käinud. On see lahti üldse? Ikka peaks olema, ma arvan ikka. Ja on ja Uku-Kalle Raid käib ikka seal vahel. Ma pole julgenud sinna minna. Pärast Laapini surma võib-olla oli korraks kinni, aga rippe Laapini, okei. Nii, järgmine küsimus. Mustvalged pildid muidugi annavad. Ma ei tea, kas sa oled üldse näinud midagi mustvalgena? See on traagiline. Nii, järgmine. Hotspot näitlejatele, kultuuriinimestele. Kunagi oli vaja kaarti, et sinna sisse saada. Praegu enam ei ole või? Ei, praegu ei ole vaja kaarti. Nüüd on ainult uksekood. See ei ole Nuku või? Nuku! Tead, väga veider, ma tean väga hästi seda kohta ja seda ust, aga ma vist ei ole niimoodi nagu maja vaadanud. Et see on mulle ka tead ikka. Ei, see kusjuures, kui me mõtleme, et Kuku oli nagu meie vanemate generatsiooni kohtpõhiline. Kuku oli. Ja siis Nuku oli nagu meie. Jah, seal ma olen ikka kõvasti kassat teinud. Nii, aga nüüd äkki seda põhimõtteliselt oled äkki isegi ise ärganud seal. Ise ärganud? Sveta. Aga ei, ma ei ole palju käinud, sest et ka nüüd, kui ma olen tahtnud, varem ta oli vist nagu tasuta, nüüd on ikka kogu aeg rämedad piletid. Ei või sulle öeldakse lihtsalt. Võib-olla mulle öeldakse lihtsalt, aga nagu ma olen,
mingi hetk oli see, et tahaks rämedalt tantsida. Ja seal ikka tümm käib ja seal nagu saab. Aga kuidagi viimasel ajal nagu soiku jäänud, sest püle, et no ei vitsi seda nagu maksta. Aga pidu paned ikka korralikult või viisakalt pigem? Vot, kui tantsida saab, ma pigem nagu viimasel ajal ongi just nagu tahaks tantsida. Kas sa oled see toorkakao mees või? Toorkakao mees ka päris ei ole. Vaheala, ma arvan. Et veidi paar pitsi ja siis veidi toorkakao. No ühesõnaga jah, selline... Mis see toorkakao on, et annab energiat? See on see, et kui näed mingid videod, kus inimesed kell 3 päeval tantsivad telgis niimoodi, et nagu oleks just 2 ekstasit alla pannud. Siin on tegelikult toorkakaad söönud või? Vau, peaks proovima. Nii, järgmine. See on Draakoni galerii. No võt. Aga ma olen seal käinud lihtsalt kunstinäitustel. See ongi koht, kus saad tasuta algsi nagu. Kui on avamine. See on põhikoht, kuhu koorekütt kokku tuleb. Kellegi on nii uus näitus. Lõpu seal paki veinist see kile välja. Mis meil oli? Me käisime mingid eka-oksjonid tegemas või mingid kunstioksjonid. Disaini-oksjon. Ja siis mingi tüübi kinnisidee oli. Ja meil on nagu veinu nagu tilgutid. Pakid rippasid mingi nagi otsas ja nagu kõik saavad tops täis. Õhtu juba poole pärast lõunaks on keel ja hambad sinised täis. Aga see on päris hea mõte. Nägid ka siis seda või? Et oli see paki veinu konksu otsast. Päris lahe. Ja siis jälle järjekordne koht, kus siis koorekiht käib hängimas. Ja siuke meelis koht kõikidele ka mõnele näitle. Mis asja? No võt see on nüüd küll, ma ei tea, mis botaanikaaia ja linnahalli ristsugutis on. Põhimõtteliselt on Seevaldi. Seevald. Paldiskimat. Tähes ei ole naljakas tegelikult. Vaimne tervis tegelikult on oluline, aga lihtsalt tegelikult natuke. Võipolla need lõikame välja. Mul on piinlik, et ma ei osanud. Ei, et see ei ole käinud või? Ei, no. Ja siis üks koht veel. Ma olen käinud seal söömas. Väiksena. Ma arvan, et sa pole võib-olla väljaspoolt näinud. Siis selles vaatad, kui sind viiakse sinna juba või sa nagu siis sa seda väljaspoolt ja vaatad, kui huvitav maja, siis sa oled juba seal sees. Ja siis üks koht veel, kus näitlejad võib-olla. No see on ka kindlasti mingi kurb koht või? Või tähendab, mitte kurb, aga mingi selline raviasutus või? Kas on mingi Kainer või? No see on Wismari haigla. Wismari Kainest, haiglad on. Kuidas see nimetus on? Wismari haigla, jah. Wismari haigla. No me vaatame, mis algfilmi ütleb, võib-olla viimast 2 peame välja. Ei, aga samas kurb, aga tõsi. Kõik igas elukutses tuleb ette siuksed. Ei, muidugi on hea. Ega see ei ole kultuurinimene. Võib ka poliitik sattuda neisse. Või äriinimene. Või ärinaine. Tahtsin midagi öelda sellist. Professionaalsed nagu me oleme, Mihkel Kuusk, aitäh, et sa tulid siia meie vabavisked kodukootud saatesse rääkima. Siin oli väga tore. Siin oli tõesti väga tore. Väga avatud noormees, sinul läheb väga hästi. Sul on tüdruksõber ka? Ei, hetkel ei ole. Ma vaatasin Instagrami just, sa olid mingi palja naisega olid ühes voodis. Too soon või? No suht soon, jah. Okay, siis on võtta pilt maha. Ilus pilt. Ei, ilus pilt oli, jah. Ei, ilus pilt on. Mul on väga ilus pilt. Seepärast ma ei võtagi maha. Kas sul tead sa juba september-oktoober tuleb sul mingid keikasi ka või? Saad panna iseka plaagi lõppu. Et kus näeb? No võt ongi. See homme on, aga... Selleks ajaks juba, kui see homme on see saade näiteks, siis see oli juba eelmine kuu. jah. Ei otseselt ei ole, aga vaata kui hea oleks siin praegu endale promo teha, aga siis tulge ikka nagu, ma arvan, mingid kontserdid, ma hakkan ajama seda asja. Aga kuidas te ära elad üldse? No ma... Ongi mõõga ja... Ikka ema. Siuke põnts. Ja vanaema ja aitab ja mõõgast saan nüüd asju ja eks niimoodi vaikselt kuidagi tulebki leida. Ma arvan, et kui sa hakkaks nagu kahemõttelist mõõgavõitlust tegema, siis oleks juba iseseisev elu. Siit ma tulen. Siis oleks 1000.
tuhanded lendavad. Ei, mul on see, et ma ei ole tahtnud meelega nagu minna lampi kuskile tööle, lihtsalt tööd rügama nagu raha pärast. Ma saan vanematega hästi läbi ja mul ei ole nagu vaja põgeneda kodust. Et selles mõttes mul ei ole probleemi, aga et just kui selle oma kirja või muusika või millegagi või saab nagu selle tasa, selle raha, et noh, et ma ootan siis natuke kauem. Et sellega ei ole võib-olla nii lihtne, aga et siis võib-olla ja samas võib-olla varsti lähen kuskile ettekandjaks natukeseks ajaks. Või siis Alo Mattiiseni film tuleb. Jah, just. Jah, sobiksid väga hästi. Nagu väljamaal, hakka ise ajama. Produtsent, lavastad ise, vahet sõna kokku. Tegelikult sustad lavastada ju. Ja ei Alo Mattiisenist, ma just siin vaadates siin ma kujutan, et jumal hea Alo Mattiisen või Onu Bella. Või mõlemad koog. Nad tegid huumid ka. Sa oledki topeltrollid. Topelt, mõlemad. Nagu Nutty Professor, Eddie Murphy. Topelt kaua võtab aega, et filmida seda. Jep. Regissor ka ise. Jah. Catering ka ise. Ütle veel 2 asja. Ja siis kõik võitlusseenid mõõkadega ka ise. Ja musa ka ise. Soundtrack ka. Mihkel Kuusk, aitäh, et tuled. Aitema. Aitäh. Hurraa. Üldse oli nii kangiks jääb siin.